sul on väga huvitav nimi. Jah, mu vanemad olid APA fännid ja APAs oli selline esineja nagu Anni Fried, nii et temalt ma sain oma nime. Seda ma ei ole enne kuulnud sellist nime, et selles mõttes. See on alati selline hea icebreaker, et on millest rääkida. Kui inimesed mu nime kuulevad, Anni Fried on siis minu nimi, kes ei tea. Anni Fried. Anni Fried, aga võid öelda Anni Fried ka lihtsalt Eesti päraselt. Jaa, väga lahe. Tundub, et enamik on kohal, on ju. Väga tore. No ja siit saamegi jätkata kohe, et tutvustas ennast natukene, kes sinust veel pole kuulnud, et tegu on siis Sendid miljoniks selline Instagrami konto ja seal taga oled nagu tegelikult sina. Jah. Ma olen siin diivanil ka ennast hästi laiaks ajanud ja see on seetõttu, et kellel on esinemist närv, ma arvan, et enamik, või ma tegelikult huvitav oleks teada, et kui paljud teist arvavad, et teil on esinemisnärv või teavad, et on esinemisnärv, võite käe tõsta. Okei. Et ma ei ole ainuke, et see on minu üks suurimaid hirmusid. Nii et, aga kuidas, ja kui ärevusega ka võidelda, et kui sa öösel magad ja tunned, et süda hakkab taguma, taab ja tuleb paanika peale, et siis see üks nipp, mis aitab, ongi see, et sa ajad ennast hästi laiaks, ütled, et minuga on kõik hästi, ma ei karda ja su keha saab signaali, et minuga on kõik hästi, te ei ründa mind. Nii et nüüd mul on päris okei. Aga küsimus oli, et kes ma olen, mis ma teen? Ma ütleks, et ma olen siis ettevõtja, et ma tegelen korterite flippimisega, ma olen sellega tegelenud viimased 3 aastat, alustasin siis 2020 aasta kevadel esimese 16 ruutmeetrise korteriga. Praeguseks on mul käes 21. korter ja jaanuaris hakkasin oma teekonda jagama ka Instagramis ja blogis. Ja sina võtsid minuga ühendust minu meelest 6 aega pärast seda, kui ma olin oma teekonda jagama hakanud. Nii et see oli esiteks mulle väga toredaks tõukeks, et vau, et ma olen ainult 6 aega jaganud ja juba kutsutakse kuskil esinema, et see oli selline tore, et okei, et siis ma võin edasi jagada. Ja teiseks siis ka see, et see pani mind korraldama erinevaid väiksemaid üritusi, kus ma saaksin oma lavanärvi katsetada, nii et väga palju kasu on olnud sellest kutsest mulle, aitäh. Aga jaa, et igapäevaselt tegelengi korterite flippimisega. Et mu teekond sai alguse sellest, et ma õppisin õigusteadust, töötasin siis juristina või õigusnõunikuna. Siis mingi hetk ma langetasin selle otsuse, et ma olen kuidagi nagu paigale jäänud. Et iga kord, kui ma tunnen, et ma olen kuhugi paigale jäänud, siis ma üritan ennast sealt paigalt nagu lahti kangutada. Et selle flippimisega oli samamoodi, et ma tundsin, et ma olen nagu paigale jäänud jaanuaris, et ma flippin 2 korterit, 1 korterit korraga, aga et kas see ongi nagu kõik, et siis oli just selline aeg ka, kus korterite hinnad langesid, kus turg oli hästi vaikne ja siis ma nagu mõtlesin, et mida ma saaksin teha, et kuidagi nagu edasi areneda. Ja see, mida ma saaksin teha, et edasi areneda, oligi siis see, et ma hakkasin oma blogi pidama ja sealt kaudu tulid tegelikult erinevad investorid minu juurde, et nüüd ma saan teha palju suuremalt seda asja. Aga tagasi siis sinna, et kuidas ma alustasin, et õppisin seda õigusteadust, tundsin, et ma olen nagu paigale jäänud, siis tulin oma töökohalt ära teadmata, et mida ma edasi teen. Mul ei olnud plaani, aga Eestis on see hea süsteem, et Töötukassa toetab sind 6 kuud, kui sa otsustad, et ma nüüd ei tea, et ma ei soovi enam töötada. Ehk siis selle 6 kuu jooksul nii-öelda rahaline toetus tuli Töötukassast, aga ma lõpetasin oma magistrikraadi ära ja pärast seda magistrikraadi lõppu siis õigusteaduses ma sain sellise tööpakkumise, kus mulle maksti nädala sees 50 eurot tunnitasu ja nädalavahetuste tundide eest 75 eurot tunnis. Ja siis ma töötasin nagu segane. Et ühesõnaga need otsused, mis ma siis nagu tegin, mis ma ei teadnud, kuhu mind viivad, viisid tegelikult sinna, et ma sain poole aasta koguda kokku piisava rahasumma, et alustada oma esimest flippi. Nii tubli. Ka jõudnud sinna, eks. Aga eks see on võib-olla mingisugune vabaduse otsimine, mis sa nagu soovid, et kas sul oli mingisugune punkt või kus sa olid oma elus siis, et see teadmine jõudis sinuni, et tahaks natuke rohkem sellist vabadust
Kas see on jõudnud? Ei, tead, ma ütlen, et ega ma ei ole praegu vaba. Selles suhtes, et ma ei ole selles mõttes see investor, kes saab jalad seinal istuda ja on vaba, et flippimine, eriti kui sa flipid, ma flipin praegu hetkel 4-5 korterit korraga, see on nagu minu meelest ka selline maksimum, mida üks inimene nagu üksi tehes suudab. Et kui sealt nagu edasi läheb, siis tuleks tegelikult nagu mingit assistente või abilisi juurde võtta, kes aitavad seda projekti siis juhtida. Et selles suhtes mu päevad on ikkagi tööd täis endiselt, aga mida ma otsisin, oligi see, et ma saaksin olla iseenda ülemus, et ma saaksin, mulle meeldis küll mu töö, kui ma seda tegin, aga kuidagi mulle ei klapi nagu see, et kui ma pean olema teatud kellani kusagil. Nagu siin? Jah, näiteks, eks ju, et tegelikult tekitab väga suure pinge. Et sulle meeldib see vabadus siis ise otsustada, millal sa nagu saad oma tööd natuke organiseerida. Jah, ja see, et ma nüüd pean töötama 12 tundi päevas, see ei mängi rolli, eks. Ma saan ise otsustada, et ma pean töötama nii palju. Ei, tegelikult ega see nii hull ei ole, et nüüd ma olen endale ka abilisi palganud, aga ütleme nii, et kui nagu mõelda flippimise peale, et siis see ei ole siuke nagu easy money, et hakkan flippima, raha tuleb ja ise midagi tegema ei pea, et seal tuleb nagu hästi palju tegelikult peavalu, millest ka eelnevad esinejad rääkisid, et nemad sellega enam tegeleda ei soovi sellisel kujul vist, eks ju. Aga väga hea küsimus ongi, kas keegi siin tegeleb ka flippimisega? Kinnisvara flippimisega? Maakler? Väga tore. Et selles mõttes ei olegi väga palju, et võib-olla sellepärast see ongi see, et see nüüd nii easy money ei ole, et kõik on börsil. Ja elustiili ärina küll, et ütleme, kui ma pool aastat tagasi sellega tegutsesin, siis me elasime perega Hispaanias pool aastat, ma kasvatasin oma 1,5-aastast last ja flippisin 1 korterit korraga. Et see 1 korter ka, kui on hea aeg, tegelikult võib tuua päris korralikult sisse. Lihtsalt see ongi, et see vahemik võibki sul kõikuda flippi. Nüüd, kui ma räägin 2-toalisest korterist, eks ju, siis miinuspoolest kuni ma ei tea, 40 000-ni, et see summade kõikumine on päris jõhker. Et ühtegi floppi mina ei ole teinud, aga pool aastat möödus mul küll niimoodi, kus mu sissetulek oli 2000 €, eks ju, et siis teoorias võiks seda ka nagu flopiks ju kutsuda, et see tähendab, et peab olema kas palgatöö kõrval või peab olema sul mingisugune eelnevast siis mingisugused säästud, et kui tuleb see aeg, kus keegi ei osta kortereid või hinnad on langenud. Et ma tabasingi seda nii-öelda parimat aega, et ostsin tipus ja müüsin põhjas, et eelmisel poolaastal. Aga kuna mina olen kogu aeg protsessis sees, siis ma ka otseselt ei aja nagu taga seda parimat hinda, vaid ma ajan taga seda keskmist hinda. Et mul on töötajad, kes töötavad ja ma lihtsalt nagu kogu aeg keerutan neid kortereid ringi ja kui mõnest korterist tuleb 2000 €, siis see on nagu okei. Et vähemalt see protsess käib. Keskmine tuleb nagu kõrgem ikkagi lõpuks. Jah, keskmine tuleb õnneks kõrgem. Aga jah, see peab nagu meeldima. Et mina olen sealt leidnud enda punktid, mis mulle meeldivad. Mulle väga meeldib see sisustamise pool. Mulle meeldib see tunne, kui korter saab valmis, ma lähen sinna sisse ja ma vaatan nagu, et nii ilus, nii äge, et nagu nii hea lõpptulemus sai, et sellepärast ma ei tee ka kõige võib-olla säästlikumalt, et minult on ka et ma teen korterid niimoodi, et ma sisustan nad täiesti ära ja seal sees on umbes kahvlid, noad ja kõik asjad. Ja siis minult on küsitud, et kumb siis paremini müüb, et kas see tühi korter või siis see, kus on need kahvlid, noad ka ostetud. Et ma võiksin öelda, et see minu produkt müüb nagu paremini, aga see ei pruugi tõele ilmtingimata vastata. Et näiteks eelmise korteriga oligi mul üks naine tuli siis seda vaatama, ta tuli kohale, ütles, et väga ilus kõik, aga kas saaks kõik mööblisid minema viia. Et selles suhtes, ja siis ta lõpuks valiski korteri, kus ei olnud mitte midagi sees. Et see on ka selline maitse küsimus, et ma võiks nagu arvata, et võib-olla sellisele tootele, kus on kõik need asjad juba ära sisustatud ja tehtud, et sellele leidub rohkem ostjaid, sellepärast et see ostja saab oma pangalaenu sisse. Kui ta on pangalaenuga ostja, ta saab sinna ka need kahvlid, noad. Väga hea nipp on see tegelikult, eks ole, mida ma ka näiteks praegu ei teadnud, sain teada. Nojah, sest hindamisakti sees on kogu see väärtus, eks ju. Kuigi hindamisakt ei võta ilmselgelt nagu neid lahtiseid mööbliesemeid arvesse, hindamisakt võtab ainult seda, mis sul on kas sisse ehitatud garderoob või sisse ehitatud köök, võtab seda arvesse.
aga turg ka natukene määrab seda hinda, et kui sul kõrval, hindamisakti hind on 129 000 eurot näiteks ja kõrval müüvadki kõik täis sisustatud korterid 129 000-ga, siis sa ei saa nagu mitte sisustatud korterit enam 129-ga müüa, sest klient ju näeb, et ta saab midagi rohkemat selle suurema raha eest, ehk siis nagu justkui võib öelda, et see pole hindamisakti hinnas, aga natuke nagu on ka, et ma ei tea, kui on arusaadav, et ühesõnaga sellepärast ma sisustan, et ma mõtlen, et äkki ma suudan niimoodi ka raskel ajal oma korterit paremini müüa, aga tegelikult ka lihtsalt sellepärast, et mulle meeldib sisustada ja ilusaid korterit teha. Et mänguilu peab ka selles protsessis olema minu jaoks. Kuna ma seda teen ju erialaselt ja igapäevaselt, et siis ma tunnen, et ma nagu tahaks seda nautida. Ja oleme vaadanud Instas su neid kortereid, et tõesti väga kenad on, sisustus on kõik paika pannud. Kas sa oled õppinud kuidagi sisustamist või? Ei ole, et see tuleb protsessi käigus. Kui ma alustasin, siis see oli päris naljakad korterid olid mul, et need vannitoad eriti ja kuidas me neid... aga see on ka jälle maitse asi, et ma ise pean mingit samblarohelist vannituba nagu enda jaoks nagu võib-olla selliseks disaini pläkiks, aga teine inimene vaatab, et väga ilus, eks. Lihtsalt ma ise nagu tunnetan, et see areng on selle 3 aasta jooksul toimunud ja tegelikult väga tore, et areng toimub ikkagi. Ja see areng toimubki läbi kogemuse ja läbi Pinteresti ja läbi, ma ei tea, katseted kuidagi, et... Ja sa oledki seal Instas, eks ole, põhiliselt ja kas sul on, või miks sa nagu otsustasid, et sa tahad seda teekonda jagada teistega ja sul on blogi ka, eks ole? Jaa, see oli seesama selline vaikne periood oli, eks ju, korteritega, ma ei saanud midagi juurde osta, ma ei saanud midagi, sest mu raha oli kõik kinni eelnevate korterite all, ostjaid ei olnud ja siis tekkiski lihtsalt selline nagu, et mis siis edasi, ma ei tea, ma mõtlesin, kas ma lähen midagi õppima või ma tahaks ka nagu kuidagi areneda või edasi liikuda. Ja kirjutada on mulle alati meeldinud, nii et ma tegelikult hakkasingi blogi pidama ja siis seda blogi Instagramis jagama, sest Instagram on selline meedium, mida tarbib rohkem inimesi kui blogi. Aga seda blogi ma hakkasin kirjutama, sest ma tunnen, et kui ma kirjutan, siis ma saan kätte mingi osa iseendast, mida ma ei saa kätte niimoodi. Et kui ma kirjutan, siis mingi lisa layerid minust nagu saavad kuidagi välja tulla, mingi huumor ja mingi minu päris mina. Et mu mees ütles ka, et tal on nii põnev lugeda, sest ta nagu kuidagi saab mingi kontakti kellegagi, keda ta ei teadnud. Ja öeldakse et tegelikult pead kirjutama mingeid mõtteid välja, et see ajuprotsess selline on, et sealt tuleb selliseid asju, mida sa rääkides näiteks ei ütle nagu välja. Jaa, nii on. Ma olen palju julgem, kui ma kirjutan. Selles suhtes, et ma just naersingi, et mu töötajad saavad esimese kriitika läbi mu blogi, mitte minult nagu. Et kui ma rahul ei ole, et siis saavad blogist lugeda, et mis värk on. Igal ühel oma, et ma ei ole nagu selles suhtes kõnekunstnik, kes oskaks ennast, et ma parema meelega saadaks igasuguseid läbirääkimisi pidama kedagi teist, kui ise neid läbirääkimisi minna pidama. Aga kui ma saan need läbirääkimised teha nagu kirjateel, siis ma tunnen, et ma olen selles täitsa hea. Ja kui sa nüüd vaatad oma investeerimisteekonnale tagasi, siis mida sul seal uskumatut ja ägedat või nii niisugune mahlane lugu ka on juhtunud, et see oled päris palju teinud neid, on ju, midagi on ikka juhtunud ju. Jaa, iga korteriga juhtub. Et flippimine ongi selline asi, et telefon on nagu kogu aeg punane, et kogu aeg keegi kirjutab, kogu aeg keegi helistab, et viimane korter oligi meil nii palju probleeme, et lõpuks see korteriühistu esimees helistas mulle ja küsis, et kas ma saaksin oma ehitusmehe välja vahetada, et nad reaalselt kõrvalkorterisse puuriti auk sisse, alumisele naabrile puuriti auk sisse ja trepikojas oli värske remont tehtud ja see nagu lihtsalt kraabiti ära seinad. Ja loomulikult mina pean siis kõike seda parandama minema. Ja see ei ole, et mul on üks ehitusmees, vaid 3 erinevat meest tegid seda, ehk siis see korter on lihtsalt nagu mingi neetud. Aga kogu aeg tegelikult igas korteris midagi ikkagi juhtub, et mul oli üks ehitusmees, keda ma hoidsin hästi kaua, sest et mul oli
mul oli tõesti nagu kahju, oli elu hammasrataste vahele jäänud ja kuidagi need inimesed alati oskavad ka kõik valed välja mõelda, mis olemas on, et miks tal nii ja nii pahasti on ja ma hoidsin teda päris kaua aega ja tegelikult kuni sinnamaani, kuni ta ühes valmis korteris siis pidas sellise peo maha, et just eelneval õhtul, kui ma läksin seda korterit inimesele näitama ja ma ei teadnud seda, ma astun uksest sisse ja seal vedelevad kanepipongid ja seinad on ära määritud, ma läksin inimesega koos sinna korterisse, siis ma olin, okei, ta vist ei osta seda. et siis me nagu selle töösuhte lõpetasime, aga jaa, et flippimine ei ole siuke jallutuskäik pargis, et seal ikka juhtub asju. Samas on tore ka. Okei. No ühesõnaga, kes tahab hakata flippima, siis võite oodata, et midagi alati juhtub, et sellist, ütleme, meeldivat seilimist seal merel ei ole, et pigem siuke tormine pidevalt. Ja nii palju asju on ka, millele ju nii palju nüansse, millele tähelepanu pöörata, et okei, mina olen seal paneelmajades, et seal ei ole seda majajama nii suurelt, kui oleks kuskil puumajades, aga isegi paneelmajades endiselt juhtub asju, mida ma ei oska jälgida. Et näiteks, et ma saan siis teada, kui ma alles korterit hakkan müüma. Et näiteks, et kui sa ostad esimese korruse korteri, et siis oleks hästi oluline, et kelder ei uppuks, eks ju. Et ma ei osanud seda isegi küsida, et kas kelder uppub, aga hiljem sain teada, et see uppub. Et need kõik asjad on nagu varjatud puudused või et kui sa ostad 5. korrusele, et kas katus on vahetatud või et selliseid endast sõltumatuid asju juhtub ka, mida peab teadma ja et kuidas ühistu on. Praegu ma ostsin korteri sellisesse majja, kus ühistu on nagu mitte kõige tugevam ja see on ka siis asi, mida ma pean müügil ütlema, et nii on. Ja välja tooma, et mis need miinused on, et iga päev õpib. Ja ma ei kujuta ette, kui ma veel kuskile, minu esimene korter oli puumajas, et seal ma läksin hästi uljalt peale, et ma ei teadnud nagu neid riske, ma lihtsalt tahtsin ära osta selle korteri, sest täpselt nii palju raha mul oli ja siis tänasel päeval mitte kunagi enam ei ostaks. Et tänasel päeval ikkagi uuriks järgi, et kas majas on vamm ja kas maja, siis ma mõtlesin, et seal oli see märgis oli peal, et kultuuripärand, ma mõtlesin, see on hästi hea asi, aga tegelikult see on et sa ei saa seda põhimõtteliselt renoveerida, sest see on nii kallis nagu see projekti koostamine, kõik asjad ja see kontingent, kes seal elas, nemad nagu nii sellega hakkama ei saaks, et siis mul tuligi lihtsalt müüa see inimene, kes tuli siis seda korterit mult ostma, temale ma müüsin siis seda nii-öelda linna planeeritavat eskiisprojekti või kuidas see kutsutakse, et linn planeeris kunagi 10 aasta pärast ooperimaja sinna teha, siis ma aktiivselt müüsin seda ideed talle maha. Ma ei usu, et et ma ei tea, võib-olla see ooperimaja kunagi tehakse sinna. Aga jah, et see oli päris crazy, et see ikkagi ära ostati, aga see oli üks investor. Ja pärast seda ma lõingi siis kampa, et minul oli too hetk 40 000 ja siis ma lõin kampa oma sugulasega, et tema ütles, et sul see esimene läks ju täitsa hästi, kuigi küsitav, kas läks hästi, aga et tahaks ka tulla siis minuga flippima ja siis saime koos osta esimese 2-toalise ja väga heal ajal, sellepärast et siis sai Mustamäel 2-toalise kätte 55 000-ga remondihinnad. Millal see oli umbes? See oligi siis 2020 aasta lõpp. Detsembris, et ma tegelikult selle Kopli 16 ruutmeetrise korteriga jamasin ikkagi pool aastat enne, kui ma selle maha müüdud sain ja oma esimese korteri osta, et siis see oli selline 2020 aasta lõpp, siis sai 55 000-ga, praegu need samasugused korterid on 92 000, 95 000, vahepeal käisid jälle 81 peal, aga nüüd on jälle tõusnud need hinnad, et need panelkade hinnad käivad ka nagu Ameerika mägedel, et proovi siis tabada, et millal on hea hetk või ei ole. Et sellepärast oledki kogu aeg turul sees. Aga ühesõnaga jah, et ma olengi jätkanud siiamaani niimoodi, et ma olen inimestega rahad kokku pannud ja siis koos flippinud. Et eriti mingit pangalaene nagu otseselt ei ole kasutanud, kuigi nüüd mu ettevõte on ka seal, et ma teoorias saaksin laenu kasutada, aga kuidagi mulle on meeldinud see koos tegemise
koos tegemise vaim, et pärast seda Instagrami ka järjest rohkem inimesi on nagu pöördunud, et võiks koos teha ja korra käis isegi mõte, et teeks fondi ja hakkaks läbi fondi flippima, aga see tundub, no mul sõbrannal jäi üks fond ripakile ja siis tuli siuke mõte, et teeks niimoodi ja siis ma sain aru, kui palju paberimajandust sellega on, et ma väikse lapse kõrvalt seda ei hakka tegema. Aga noh, see on ju iseenesest populaarne asi, mida teha, et fond. Aga jah, praegu jätkan nii. Ja, aga siis sinu tavaline päev, et kuidas see võiks siis välja näha sul, et me piiluksime sinna flippija igapäeva ellu? Ja, jah, praegu on kiirem periood, sest praegu ma üritan kasvatada oma ettevõtet, et kui ma räägiks nagu pool aastat tagasi, siis tegelikult mu tavaline päev oli selline, et ma võtsin oma lapse, me läksime Hispaanias randa, chillisime seal 8 tundi ja siis ma läksin koju ja ütlesin mehele, et nii palju tööd on teha, et siis tegin tund aega tööd ja siis olime niisama. Aga nüüd on natuke teistmoodi jah, kuna mul korraga ongi nii palju korterid käes ja ma olen endale nagu aru andnud, et see on selline periood ja ma teen seda selle nimel, et mul oleks siis jälle see vabadus ja ma ei peaks nagu olema mõjutatud sellest, kui on need turbulentsed ajad. Et ma saaksin nagu oma ettevõtte piisavalt palju kasvatada ja sealt kõrvalt siis ka mujale investeerida, et mul tekiks mingi passiivne sissetulek. Ja ma olen nagu leppinud ka sellega, et praegu tuleb teha mingid ohverdusi, et ma olen otsustanud, et 100% enda ajast või nagu sellest vabast ajast ma tahan pühendada oma lapsele, oma perele ja siis selle ülejäänud aja ma pühendan siis oma ettevõttele ja kahjuks kõik mu nagu nii-öelda sotsiaalne elu või sõprussuhted siis praegu on seetõttu nagu natukene nagu pausil ja see on okei ja ma loodan, et mu sõbrad andestavad mulle, aga praegu on tõesti nii, et jah, et laps käib lasteaias ja see aeg siis kõik läheb tööle ja siis kui ta läheb magama, siis läheb ka tööle. Et see flippimine on lihtsalt selline, et kui on mitu korterit korraga, siis on väga palju suhtlemist. Kõigil kogu aeg juhtub midagi ja kuigi ma olen endale ka abilised võtnud, kes aitavad mind selle suhtlemise juures, siis nagu lõppotsused pean ikkagi mina tegema, ehk siis eriti kui seal on nagu mingi rahaline küsimus taga, et siis need otsused on ikkagi minu teha ja kui on palju erinevaid investoreid, palju erinevaid kortereid, siis seal on ka väga palju sellist finantsi ja raamatupidamist, et ka sellega tuleb arvestada, et ajakulu ikkagi hetkel on. Aga ma arvan, et mida ma olen ka juba katsetanud, et varasemalt ma nagu kartsin seda, et kuidas ma võtan kellegi endale appi ja siis ma maksan talle raha ja siis nagu see on ju minu kasum, et ma võiks ju kõik ise teha, et nüüd ma olen tegelikult aru saanud, et tuleb võtta inimesed appi, sest et see lihtsalt nii palju tõstab elukvaliteeti, et tegelikult minu viga ongi see, et ma olen liiga kaua venitanud selle appivõtmisega ja et võib-olla ka liiga vähe inimesi appi võtnud. Sest et ma saan aru, kui kaua ehitatakse mingeid asju, et neist saaks mingid asjad. Aga seda teekonda peaks ka vahepeal saama nautida ja kui sa nagu 12 tundi ainult kogu aeg töötad selle lõppeesmärgi nimel, mis pruugib tulla, aga ei pruugi tulla, võib-olla tuleb 10 aasta pärast, et oma mehe kõrvalt ma näen, et ta on 7 aastat enda äppi ehitanud ja alles nüüd ta saab öelda, et ta on sellega rahul. Aga sellest ma võin ka midagi 7 aastat ehitada, aga ma tahaks, et ma saaks seda teekonda ka nautida. Nii et praegu ma teen aktiivselt tööd selle nimel, et ma varsti ei peaks enam 12 tundi töötama. Päris pikad tööpäevad. Nojah, see on see inimeste juhtimine. On see, mis võtab aega. Aga sa ütlesid, et sa oled õigusteadust õppinud. Jah. Et kuidas see sind siis aidanud on selle juures? Aitaski selles suhtes, et ma leidsin siis töökoha, kus mul oli võimalik nii palju raha kõrvale panna, et ma saaksin osta oma esimese korteri. Aga selle õigusteadusega ega kui ma teen otsuseid, ma nagu ei pane plaani paika, et nüüd ma lähen õpin seda ja siis ma pean, ma ei oleks elu sees ju osanud ette näha, et ma leian endale töökoha, mis maksab mulle nii kõrget tunnitasu. Aga mida ma oskasin ette näha on see, et kui ma nagu võtan koolitusi ja kui ma õpin ja lõpetan oma magistrikraadi ära, et siis ma tõstan enda väärtust tööturul. Et seda ma oskasin küll ette näha ja läbi selle ma olen oma otsuseid nagu teinud.
ma vahepeal olin kindel, et minust ei saa mitte kunagi ettevõtjat, sest ma arvasin, et minus ei ole seda ettevõtlikkust, et ma olengi palgatöötaja. Ja siis elu toob muudatused ja saad aru, et okei, tegelikult ma just olengi ettevõtja. Et selles suhtes ma nagu üritan igapäevaselt teha oma otsuseid nii, et need viiks mind kuhugi edasi, aga mul ei ole kindlat plaani, et kuhu nad siis peavad mind edasi viima. Et samamoodi selle Instagrami ja blogiga, et mul oli nagu tunne, et kui ma hakkan seda jagama, et võib-olla ma kohtun mingite toredate inimestega, mul ei olnud otsest plaani, et ma siis suvel istun siin, eks ju. Aga kuidagi on nii, et kui teha otsuseid enda arengu nimel, siis see areng nagu paratamatult juhtub ja mingid head asjad paratamatult juhtuvad. Investeerimisega samamoodi, et ma otseselt ei nimeta ennast investoriks, ma pigem nimetan ennast ettevõtjaks. Mul on küll üks üürikorter Jõhvis niimoodi kogemata ostetud, aga selles suhtes ma ei tee nagu järjepidevaid ja igakuiseid investeeringuid kuhugi aktsiatesse. Aga tegelikult mida rohkem ma panen ennast sinna keskkonda, kus mind ümbritsevad sama mõtteviisiga inimesed, mida rohkem ma loen erinevate investorite blogisid, Instagrami kanaleid jälgin, seda rohkem mul tegelikult endal tekib see surve, et ma tegelikult peaksin selle suunas tegutsema, et mul ei oleks ainult see flippimine, vaid et mul oleks ka passiivne sissetulek, et kui ma üks hetk enam ei taha flippida, siis ma ei pea seda tegema. Ja sinna suunas ma plaane ja samme sean, kui lõpuks mulle need kontod avataks, kus ma saaksin neid investeeringuid teha, et praegu ma olen seal taga kinni. No ma arvan, et see varsti sul saab teoks, on ju. Ja. Nii et väga kihvt, et sa jagad seda teekonda nagu kõikidega, kes soovivad õppida, et see on päris suur julgus ka niimoodi ennast avada kuskil Instagramis või blogides. Et suur aitäh sulle. Ja praegu siis saame võtta edasi natukene küsimusi, kellel on tekkinud, et seal. Tere! Minul on küsimus, et kuidas sa valid neid kortereid, mida sa flippima hakkad? Et sorteeri hind madalamast. Et ma valingi KV-portaalis lihtsalt tegelikult seal on mingid väiksed nipid, milles ma olingi reaalselt sorteeri madalamast ja võtsin madalama hinnaga. Aga tegelikult peaks ka jälgima seda, et kui see on natuke kallim korter on, ütleme, aknad vahetatud, et siis see on tegelikult parem diil. Et praegu ma ka jälle astusin selle sama reha otsa, et ma võtsin selle kõige odavama hinnaga korteri. Ma ei käi ka neid kortereid nagu koha peal vaatamas, et ma lihtsalt panen bronni ja näeme läbi veebinotaris. Et hetkel ma teen neid nii, sest ma lihtsalt ise elan Lõuna-Eestis ja mul on päris tüütu nagu sinna Tallinnasse nagu iga notari pärast sõita. Ja nüüd selle korteriga selguski, et tegelikult aknad olid vahetamata, uks oli vahetamata, kandev sein oli vaja maha võtta. No ma teadsin, et kandev sein on maha võtta, aga ma ei teadnud, et uks ja aknad on vahetamata. Ja siis seal tuli ka välja, et see põrand oli selline, et see tuli betoonini ära lammutada, ehk siis need on nagu 4 kõige suuremat kulu, mis sul saavad ühe korteriga tekkida ja mul olid kõik need 4 ühes korteris. Nii et ma ei tea, mis sellest korterist saab, et ma pean võib-olla mingi 5 aastat ootama, enne kui maha müüdud see on, et hinnad tõuseks, aga jah, üldiselt peaks nagu, mul ei ole muid kriteeriume, et kui on hea hinnaga korter ja numbrid mängivad välja, siis tegelikult eriti ei ole vahet, milline see planeering on. Ma muidugi eelistan neid planeeringuid, kus ma ei pea nende kandvate seinte kallale minema, sest kui sa pead nagu mingeid konstruktsioone hakkama muutma, siis see võib olla nagu ajakulu kas kuu aega või 2 kuud, kui keegi seal vastuväite esitab, nagu meil juhtus, et siis ma tegelikult eelistan, et kui ma ei pea seda jama tegema, aga kui peab seda tegema, siis ma teen ka selle läbi, et see ongi see võlu, et ma teen nii palju kortereid lihtsalt koos, aga piirkonda vaatan selles suhtes, et mul hetkel on ainult see Tallinna piirkond, et ma ei ütle ainult Mustamäe, et mul on tegelikult ka teistes piirkondades hetkel kortereid, välja arvatud Lasnamäel, sest see jääb liiga kaugele. Aga mu ehitajad on lihtsalt kõik Tallinnas ja nii-öelda projektijuht on Tallinnas, kes saab siis neid uusi ehitajaid kontrollimas käia. Et kui ma tuleks Tartusse või Pärnusse, kuhu iganes, ma peaks kogu selle süsteemi nagu nullist ehitama, ma peaks leidma mingisuguse usaldusväärse inimese seal linnas, aga see
usaldusväärse inimese leidmine ja see sisseelamisvalu nende uute koostöödega on alati nagu paras peavalu, ehk siis ma sellepärast ei ole nagu kuhugi mujale linna hetkel läinud, aga loomulikult, kui ma korraga hakkaks flippima 10 korterit, siis ma peaksin minema kuhugi mujale ka, mitte ainult Tallinnasse, et seda riski nagu hajutada. Meil on see ka, et küsige hästi palju, et tegelikult Kauplev Karu jättis teile küsijatele auhinnaks sellise raamatu Börsikauplemine kui elatusallikaseks. Kauplev Karu ise teab, on ju, et tahab teile ka ilmselt õpetada, nii et küsige julgelt. Pärast ütleb mingi numbri. Küsiksin, kui selline flippimine kogu aeg toimub, et kuidas sa neid varjatud puudusi avastad, et sa oled ju ise ka heauskne ostjad, sa ei pruugigi teada ja müüd maha ja siis avastatakse viga, sa ju ei teadnudki seda viga. No kuna mina võtan nagu nullini selle korteri paljaks, eks ju, et siis selles suhtes ma näen, mis need puudused, et me vahetame kõik torud ära ja kui seal nagu, ma ei tea, see püstakutoru lekib, siis me vahetame selle ära ja me nagu ise näeme need puudused ära ja teeme need korda. Ainuke, mida me võib-olla ei näe, on naabrid, et mida alati ei pruugi näha. Aga enamasti me saame naabritest ka ehituse käigus teada, et kes on. Mul ei ole olnud mingisuguseid väga probleemseid. 2 case'i oli, et üks oli see, kus oli tõesti inimene koos oma 10 kassiga ja ma märkisin notarilepingusse ära, et esimesel korrusel elab naine, kes haiseb. Et niimoodi panimegi lihtsalt, sest et kui sa märgid ära, ta pole enam varjatud puudus, inimene on selle aktsepteerinud. Ja üks oli siis selline, et oli üleval korrusel elas ja siis helistas mulle laupäeval ja lubas mu pea lõhki lüüa, et seda ma ei märkinud notarilepingusse, aga teoorias see oleks ka varjatud puudus võib-olla, et kui ta seal teisi ähvardama läheb. Aga paneelmajades jah, ma ei oska nagu neid, ongi see sama keldri case, katuse case, need kõik tuleb nagu panna notariaalsesse lepingusse ja kui need seal on sees, ta pole enam varjatud. Ja kui sa kuidagi remondid ja siis jätad seal midagi tegemata, et siis see tuleb ka märkida ära või öelda inimesele, et torud on vanad või et mingi aja pärast, põhiline ongi see WC püstaku toru, mis on selle kipseina taga, mida inimene ei näe, eks ju. Et ta peaks tegelikult, kui sina oled seal remonti teinud, siis sa peaksid tegelikult talle ütlema, et kas seda plaanitakse vahetada, kas see on vahetatud, sest see tähendab tegelikult kogu vanniteo remondi ju lahtivõtmist, kui seda hakatakse vahetama, et see on kõige suurem küsimus võib-olla, aga muus osas jah, ei ole nagu väga kokku puutunud. Mingid garantiiremondi küsimused on, et mida ma alati ostjatele ütlen, et 2 aastat on garantiiperiood, et mille jooksul me tuleme, teeme korda ja tavaliselt need asjad juhtuvad kõik alguses ära, ja siis me käimegi ja parandame need ära, aga need kulud ei ole nii suured ja nad on juba nagu sisse arvestatud. Jah. Väga hea. No, kas on meil raamatuhuvilisi? Küsige veel. Korra küsimus, et Toomas, mina ja ka natukene kinnisvaraga kursis, et väga julgelt ikka nagu lähenete, et ei käi isegi vaatamas mitte, et ma ei ole kunagi nii teinud, aga peaks ka. Aga see selleks, tegelikult tahtsin küsida seda, et mis see protsentuaalselt on need summad, mis siis see tegelikult, kuna ise flippimisega kunagi teinud ei ole, floppimisega ka veel mitte, loodan, et ei juhtu ka, aga et mis see protsentuaalselt ikkagi see kasum nagu sealt vahelt on, et võib-olla tuleb ka nagu suund teisi pidi vaadata, et olen selle peale mõelnud küll, aga see tundub nii jube töö, et see kappremont paar korda teinud mõnes korteris ajab juba nagu juuksed püsti. Jah. No tänud. No see mulle otseselt ei ole nagu soovitus, et ärge käige vaatamas, see on lihtsalt minu eripära, et ma olen väga spontaanne, aga protsentuaalselt ongi erinev, et ma rääkisin ühe teise flippiga, kes teeb ise remondi ja temal keskmiselt ta teenib minust keskmiselt siis korteri pealt 10 000 eurot rohkem, sest ta teeb ise selle remondi, aga et ma ei tea, kas see siis seda nagu väärt on, aga ütleme 20-30% soetusmaksumusest võiks see kasum olla. Aga see oleneb perioodist, et ütleme siin eelnev periood ma ei ole sellist kasumlikkust ilmselgelt võtnud, sest et korteri hinnad sai kallilt ostetud, remont on kallis ja müüa kahjuks ei saa nii kallilt.
et praegu on turg selline lihtsalt, aga heal ajal siis, kui oli see hea aeg, siis sai niimoodi. Et praegu ütleme 10-15% soetushinnast võiks olla see, mille saab kätte, võib-olla natuke rohkem. Jaa. No, väga hea, on veel? Tere, mul on lühike küsimus, hind või kvaliteet? Nojah, et õiged flippijad ütleks vist hind, eks ju. Aga mina pigem olen seda kvaliteedi teed läinud ja kui valida see kvaliteet, siis kasumis annab päris palju järgi, nii et see on sinu enda südametunnistuse küsimus, et kumb tee valida. Et see kehtib ka ehitajate puhul või mööbli puhul, et saab loomulikult ehitajaid, kes võtavad hinnas, ma olen ka katsetanud, kes võtavad, ütleme, 2/3 vähem kui minu põhilised ehitajad, et loomulikult see on ju hüppeline kasv mu kasumis. Aga samas, kui ma seda tulemust näen, siis ja seda närvikulu, mis nende peale läheb, et siis sellel on ka oma hind. Ja mina pigem olen see kvaliteedi pooldaja, aga stiilid on erinevad. Et kui ka KV-sse vaadata, siis tegelikult seal väga selgelt näeb ära, et osad flippijad teevad ainult hinna järgi ja selle tunnuseks on näiteks need plastikliistud, mida kasutatakse. Et see on nii väike koht, kus kokku hoida, aga isegi sealt hoitakse kokku. Et aga muidugi, kui sa oled õige investor, õige ärimees, siis sa nii teedki. Mina olen lihtsalt see disainivend. No nii, on veel keegi julge? Või rohkem ei ole? Ma küsiks otse, et miks just korterid, miks mitte maamajad või ühe perekond? Või miks mitte maatükid, eks ju, nagu mainiti, et detailplaneering, no sest mul ei ole teadmisi. Et loomulikult, kui sul on teadmised ja oskused ja julgus, siis detailplaneering või maja flip igal juhul palju kasumlikum. Et lihtsalt ma ei ma olen ka natuke oma nagu mugavusteori, et ma tean täpselt, mis seal teha tuleb ja siis ma lähen seda rada, aga kui nüüd keegi tuleks ja ütleks, või et ma ise tulen ja ütlen, et nüüd teeme teistmoodi, et siis see nõuaks lihtsalt korraks mingit süvenemist ja võib-olla ma ka üksi tegelikult ei saaks sellega hakkama, et mul lihtsalt ei ole ehitusalaseid teadmisi ja ma ka ei püüdle sinnapoole, et mul oleks. Et ma näen, et mu tugevused on mujal ja ma siis pigem ostan seda ehitusalast teadmist sisse, aga maja flipiks või detailplaneeringu tegemiseks peaks olema, ma arvan, mingi partner, kes on ka huvitatud sealt nagu kasumi saamisest ja siis koos seda proovida. Kindlasti, kes oskab, tehke pigem seda. On natuke pikemaajalisem, aga ma olen kuulnud ulmelisi summasid, mis sealt teenib. Okei, nii väga hea. Meil oli vist 5 küsimuste esitajat, et ütle üks number 1-5. Ma ei tea, keskmine 3. 3, kes kolmandana küsis? See oli 2. Ma oleks pidanud ütlema selle küsimuse, mis mulle meeldis, siis võib-olla. No, on sul meeles? Kas mul on meeles, mis küsimus mulle meeldis? Ma näen seda ilusat naeratust, ma annan siis sinna ilusale naeratusele. Inga. Aitäh küsimast ja olemast julge. Nii väga tore ja aitäh sulle tulemast. Jah, aitäh kutsumast. Ja oma esinemishirmu ületamast, et minu meelest see on alati väga suur arengukoht, on ju. Nagu sulle meeldib areneda, siis sa pead tegema selliseid asju, mis on hirmsad natukene. See tähendab, et sa arened. Saku Suurhall, siit ma tulen. Ei, tegelikult. Aitäh teile. Ja täname sendid miljoniks ja teeme siis teekonna sul lihtsamaks, et eurod miljoniks. Et siit ka meie kõik esinejad ja toetajad saanud siis Pariisi olümpiamängude sümboolikaga 2 eurose
väga tore. et iga olümpiarõnga värvi kohta on üks münt, nii et sul on 4 ja siin me oleme täna neid välja andnud, saate omavahel kaubelda, võib-olla Väga päris tore. rahaga kellegilt ära osta. Selle Sendid miljoniks nimega oli ka tegelikult see lugu, et see ei olnud nagu mõeldud, et mul on sendid ja ma näitan teile, kuidas need saab miljoniks, sest see ei ole üldse minu tugevus. Vaid see mõte oli nagu selles, et kuidas ma näitan, nagu, et sa saad sendid panna paistma nagu miljonit, et nagu mustaka kole korter näitad, nagu näeb miljon välja. Vot, see oli lugu. Aitäh ja ma arvan, et see Sendid miljoniks müüb väga hästi. Jah, aitäh. Aitäh sulle.